Ära lase seda, ära lase seda, ära lase seda. Mõrvaohvri pereliikmed ründasid süüdistatavat tapjat avalikul kohtuistungil. Löögid lendasid, tool visati õhku, šokirelv võeti välja. Sa nägid kaost, aga sa ei näinud, mis pärast juhtus. Ma olin siin. Mis juhtus, oli väärt iga minutit, iga sekundit. Hiljuti avaldatud kehakaamera salvestis, mille me saime, näitab meile nüüd kõike, mis turvakaameratel kahe silma vahele jäi. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Osta Life is Luck nüüd Amazonist aadressil forthepeople.com/elu või forthepeople.com/lifeisluck. Nii et kui sa oled juba mõnda aega saadet Sidebar vaadanud, ja ma loodan, et oled, siis sa kindlasti mäletad seda pöörast kohtusaali hetke, eks? Seda, kus mõrvaohvri pereliikmed tormasid üle saali ja hakkasid ründama meest, keda süüdistati nende lähedase tapmises. Vanglameetnik tõmbas välja oma teiseri. Kogu asi muutus täielikuks kakluseks. See video levis kõikjal kulutulena. Aga siin on midagi, mida sa võib-olla ei mäleta või polegi kunagi teadnud. Mees, keda nad taga ajasid, Alexander Ortiz, oli juba oma tüdruksõbra Aljana Farfani tapmise eest mõrvasüüdistuse all. Ja samal ajal, kui politsei teda otsis, ütlevad uurijad, et ta tappis veel ühe naise vaid 6 päeva hiljem. Nii et 2 tapmist, 1 kahtlusalune ja kohtusaal, mis muutus sõjatandriks. Vaata, sa nägid kaost, aga sa ei näinud, mis juhtus pärast seda, kui löögid lõppesid. Kehakaamera salvestis, mille me just saime, viib teid nüüd sündmuste järelkaja keskele. Ülekuulamised, veritsus, see on pöörane. Okei, las ma ütlen kohe ära, see on pöörane. See kaklus sai alguse millestki palju tumedamast. Nii et peame minema tagasi jaanuarisse 2024. Kriminaalkeabuse kohaselt viibis Alexander Ortiz oma tüdruksõbra Aljana korteris Montgomery puisteel Albuquerque'is. Tunnistajad ütlesid politseile, et nad kuulsid vaidlust, siis püssilasku ja seejärel purunes magamistoa aken seestpoolt. Ortiz oli kadunud. Ja kui politsei sisse sai, leidsid nad Aljana juba surnuna. Aga siin võtab juhtum veelgi tumedama pöörde. Sest samal ajal, kui detektiivid otsisid endiselt Ortizit, tulistati ja tapeti toidupoe ees naine nimega Nicole Maldonado. See juhtus 6 päeva pärast Aljana mõrva. Politsei leidis lõpuks Ortizi üles elukohast, selle toidupoe lähedal. Ta olevat end sinna barrikadeerinud. Kui nad ta vahi alla võtsid, mida nad leidsid? Relvad, laskemoon, ballistikasiidus, need toidupoe tulistamisega. Ortizile esitati lõpuks süüdistus mõlemas tapmises, mõlemas mõrvas. Nüüd liigume edasi jaanuarisse 2025. Nüüd, rohkem kui aasta hiljem, on Ortiz taas kohtusistungil ja perekond istub saalis. Turvakaamera salvestis jäädvustab kogu selle olukorra. Heli küll pole, aga ausalt öeldes pole seda ka vaja, et näha kogu seda kaosteks. Ortiz seisab koos oma advokaadiga kõnepuldi juures, seljas oranž vanglakombe. Ja siis hüppab Carlos Lucero, ohvri onu, üle tõkke ja tormab otse Ortizi poole. Üks politseinik üritab teda peatada. On juba liiga hilja. Nad põrkuvad kokku, nad kukuvad põrandale. Siis Pete Sassy, see on ohvri kasuisa. Ta tormab valges särgis üle tõkke ja hüppab kaklusesse. 3. inimene liitub kaklusega. See on Ortizi isa, riietatud täiesti musta, hakkab lööke jagama. Perekonnaliikmed saalis tormavad vahele, et kaklust lahutada. Kaklus muutub ainult ägedamaks. Seal on naine, kes haarab kokkupandava tooli ja hakkab sellega vehkima nii Ortizi kui ka teda kaitsta üritava politseiniku suunas. Ja lõpuks tõmbab üks politseinik välja midagi, mis näib olevat teiser ja just siis tõmbuvad kõik tagasi. Nüüd, pärast seda näed sa Lucerat ja Sassit verd oma nägudelt pühkimas. Ortiz on maas. Kohtukuulamine on läbi. Okei, kohtukuulamine sai läbi enne, kui see tegelikult alata jõudis. Ja seda näitasid turvakaamerad. Aga siin on see, mida nad ei näinud. Ja kõik lõpetage! Mu jumal! See... Ta lihtsalt ei ole... Miks sa seda veeksid? Kas sa kuuled mind? Me saame veid korraks kontrolli alla, eks. Ma täpselt ei tea, mis toimub. Lihtsalt istu siia.
istu maha. Ütle, Carlos. Välja, nad läksid välja. Ütles, et auto oli korras. ma olen siin, söön sulle. Aitäh. Siga. Ramen. Mõlemad lähevad põlema ja hakkavad paanikasse sattuma. Ma ei tea lihtsalt see... Mis toimub? Kõik on korras, vend. Mis su nimi on? Joel. Ära tee seda, Joe. Mis su nimi oli, vend? Joe. Joe. Kas see on Joseph? Lihtsalt Joe. Mis su perekonna nimi on, härra? Härra, võtan tõesti jah, olgu. Ma ootan, kui nad ära lähevad. Olgu. Ole tubli mees. Kas sa tahad minu eest välja astuda? Ma vaatan seda kuskil. Võtam telefon. Jah, härra. Hei, Mobi. Hei, James. Kas sa saad mulle selle lüliti anda? Selleks see ongi. Ma ei muretse. Ütle ainult sõna. Noh, see siin. Härra? Nii, noh, andke mulle üks hetk. Enne kui me seda teeme, kas teil on taskutes midagi? Härra, rahavõtt, olgu. Nagu ma ütlesin, me ei tea, mis toimub, mees. Teid peetakse praegu kinni, eks, aga me peame uurimist jätkama. Kus ta on? Ma ei tea. Ta on väljatud teisel poolel. Ma arvan, et meil on seal kindlasti umbes 3 tonni. Jah, tundub, et sul tuleb näost verd. Me kutsume siia meditsiiniabi, laseme selle üle vaadata. Lihtsalt mine eemale, et seda kontrollida. Noh, nüüd oleme kõigist eemal. Nad ei lahku sealt piirkonnast veel mõnda aega. Mis su isa nimi on? Ma just nägin, kuidas nad mu poega ründasid. Kas ta on vahi all? Jah. Ära. Olgu. Nad ründasid neid, nad olid kõik nii kalam. See oli stseen kohe pärast kaklust, nii et šeriifi abid tunglesid kohtusaalis, püüdsid kõiki lahutada, püüdsid välja selgitada, kes alustas, kes lihtsalt üritas kedagi kaitsta. Näete seal, kuidas ametnikud viivad välja süüdistatava isa, Joe Ray Ortizi. Muide, me tuleme tema juurde hiljem tagasi. Aga kui nad hakkavad inimesi küsitlemiseks kõrvale kutsuma, on esimene, kellega nad räägivad, onu. Mul nägu jõuab Facebooki. Sul on natuke verd on, mees. Ma ei hakka sulle valetama, natuke ikka on. Mul ei ole praegu afgaani kaasas, aga kui me välja läheme, toon sulle, okei? Ma luban. See on siis sinu tütar, keda sa kannad. Midagi nende kahe vahepeal. Ta tulistas talle otse näkku. See on minge. Ta tappis veel ühe tüdruku 5 päeva hiljem. Tal on 2 mõrvasüüdistust. Jeesus, see on kohutav. See on tõesti vinge, tead. Nii et kuni me ootame meditsiini abi. Kas sa tahad rääkida? Kas sa tahad minuga rääkida sellest, mis juhtus? Mul on mõned küsimused. Ja enne kui sa küsimustele vastad, tahan ma sind lihtsalt sinu õigustest teavitada, eks? Hästi. Las ma teavitan sind sinu Miranda õigustest, eks? Sul on õigus vaikida. Kõike, mida sa ütled, võidakse sinu vastu kasutada kohtus. Sul on õigus enne politseiga rääkimist konsulteerida advokaadiga või lasta advokaat olla ülekuulamise juures, kas nüüd või tulevikus. Kui sul ei ole võimalik advokaati endale lubada, määratakse sulle soovi korral advokaat tasuta. Kui otsustad nüüd minu küsimustele vastata ilma advokaadita, jääb sul siiski õigus igal ajal vastamine lõpetada, kuni advokaat on kohal. Teades ja mõistes oma õigusi, nagu ma neid sulle selgitasin, oled sa valmis vastama minu küsimustele ilma advokaadi juuresolekuta? Ei, ma tutvustan end kõigepealt. Olgu. Aitäh, jah, seda mõtlengi. Ei. Sul on õigus, jah. Sul on õigus, jah. Meil on silmas kõik korras. Jah, neil on vist terasest ninad või midagi sellist. Mees, vend, ma teen seda. Ma olen väga avameelne. Jah. Mind ei huvita, mis juhtub. See oli iga minuti väärt. Iga päev. Ta tappis mu tütre nagu argpüks.
ta poleks tema pärast kuradima telefonile vastanud. Ta poleks talle öelnud, kus ta oli. Ta poleks talle öelnud, kus ta oli. See on kõik. See on Carlos Lucero, Aliana onu, kellel veri voolab näost. Üks hetk rahulik, järgmine hetk raevukas. Aga mitte kõik, kes sellesse kaklusesse hüppasid, ei tundnud end samamoodi. See mees, kes siin oli, mina juba olin sealpool ja üritasin oma naise venda ära tõmmata. nii et sa ütlesid, et ta tuli siit tagant tagasi, ta lõi sind, eks? Jah, talle sattus piima silma. Mis siis juhtus? Siis ma lihtsalt alustasin, ma ei tea, ma lihtsalt hakkasin lööma ja lükkasin ta kellegi peale, kes oli põrandal. Aga vaata, kas sa olid siin? Ei. Ma olin sealpool. Jah, me oleme siin. Ma ei tea, kus nad kaklesid, otse kõnepuldi ees. All good. Noh. Nii et ta tuli siit päris kaugelt. Kogu tee siit tagant. Aga ta oli juba valmis midagi tegema. Ma nägin seda asja oma punkriga. Mitte siin väljas. Nii et ma tean, et sa oled. Vaata, ta on elus. Nad löögastuvad, mis iganes. Nad ei tee nendele inimestele enam midagi. Ma olen manglas olnud. Ma tean, et sa ei taha tüdrukutele ega lastele haiget teha, mees. Langeta kohe oma häält. Aga sa üritad aru saada, mis toimub. Sa lihtsalt ära tee talle haiget. Tüdruk, sa ei tee tema lastele haiget. Sa ei tee tema koerale haiget. Sa ei tee tema lastele haiget. Sa ei tee Ritale haiget. Mis siia on? Me saame võtta. Mis su nimi on, sa mõtled niimoodi? Tema nimi on... Mul on vaja, et sa haaret lõdvendaksid. Nad on väikesed. Läpst? Langeta häält. Ma tean, et sa oled vihane. Astuge ette. Noh, Me saame ta viia liftiga kõrvale. Mees, ma saan aru, et sul on praegu raske aeg. Aga jah, proovi rahuneda, löögastu. Ma pean kuulma sinu versiooni loost, eks. Nii saan ma sind aidata. Ma rääkisin sulle kõik, mida ma tean. Ma tean. Ma olen juba 4 aastat äritegevusest väljas olnud. Ma ei püüa endale pahandusi vaheldamata. Ma olen oma elu muutnud. Olen olnud madalseisus alates 1992 aastast. See on natuke aega töötamiseks. Meil tuleb veel üks täiskasvanulik vestlus. Ma tean, et sa oled selle pärast vihane. Ma tean, et sa oled oma tütardega seotud kogu olukorra pärast vihane. See on täiesti arusaadav. Sa elad praegu palju läbi. Olgu. Ma hüppasin sinna, et aidata oma naise venda. Ma läksin teda peatama ja siis hakkas tema mind lööma. Siis sain ma elektrišoki. Ma mõtlen, mis kurat toimub. Lihtsalt selleks, et... Proovida sind aidata. Kuula seda. Hea, et ma olen. Kuni maha, kaamerad, härra. Ma panen selle tunnistaja pingile, kõik saab korda. Hästi, tee seda. See on liiga palju. Aga sa oled seal sees olnud. Jah, see tegeleb juba piisavalt paljuga. Sa oled sellega juba lõpetanud. Veest. Sa ütlesid, et see oli sinu tütar. Mis su nimi on? Vaata sinna. Aliana väärib seda, et sa istuksid siin, mitte seal taga käeraudades, eks. Aga kui sa näed inimest, kes talle silma tulistas ja ta tappis istumas otse seal, mida sa teeksid? Sa teed nalja? Ma? Keegi ei peaks kunagi teadma. Ja mul on kahju, et sa pead nii tundma. Karen oli meie looming. See oli meie laps. Sa oled tugevam kui mina, seda võin ma sulle öelda. Kuula, Peete, meil on veel natuke õhku. Me anname sulle rahustit, eks? Ole lihtsalt vait, palun. jah, Ma ei ürita nalja teha. ma ei nuta. See on see, et ta sai küljele mõned põletused ja siis ma arvan, et ta sai näkku ja pähelöögi. Ma arvan, et tal on natuke adrenaliini sees, nii et ta tegelikult ei tea, mida ta teeb. Kõik on korras. Ma vaatan lihtsalt kiirelt tünni ülekutid. Okei. Lihtsalt veendu, et sa ei liiguks. Kas sa tahad minna? Kas oled siin valmis? Kas näoga on kõik korras? Ei. Ma ei näe korraks, kus üle hüppas, ta puudutas mind natuke. Ja siis see tüüp hakkas mulle elektrišoki andma. Ja nagu ta andis elektrišoki valele inimesele. Nii et ma olin nagu, see kõik juhtus nii kiiresti. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Jaa. See lihtsalt juhtus nii kiiresti, sa tead. Sinu osariik on ekraanil. Kas tahad seda näha sellel poolel, kui räägime tipptasemest? Kui su käed on minu poolel. Kusagil, just seal. Ma ei näe ühtegi jälge. Rohkem kogu poole, kusagil minu ees. Ma ei tea. Kas see on juba valmis, aga nad on varsti seal. Kas see on õige? See peaks olema korras. Ei, ma ei tea, ma näen, kuidas see tungib sisse. Jaa. See on ilmselt lihtsalt otsekontaktiga teiser, nii et jah. See pole selline, mis välja lendab ja sulle külge jääb. Ei, siin pole midagi. Teine asi. Erinevad teiserid. Asi, sest ma ei näinud juhtmeid. Nii et sul on praegu kõik korras? Jah, ei, mul on kõik korras. Okei, aitäh.
mine võta väike taskulamp ja kontrolli oma silmi. Nagu ma ütlesin, mees, kõik on dokumenteeritud. Meil on sind poes näha. Jah, see ongi see, keda me enne mainisime. See on Pete Sassi, ohvri kasuisa. Keset kaklust. Inimesi on igal pool. Teiser tuleb välja. Keegi ei suutnud aru saada, kes üritas kaklust peatada ja kes seda alustada. Kõik kuulasid kõike pealt. Ja siis ma lihtsalt nägin meest tema poole liikumas. Ma ei teadnud, kas ta oli kaklusosa. Kontroll on 515, kui sa neid teed. Mina kohtud. Kas sa saad eristada? Enne kui ta mu poega ründas ja ma tõusin püsti. See on 515, kui sa need saad. Ja sain selle meie mobiililt ja telefonilt paanikalarm. Ma kaitsin oma poega ja siis nägin, et ainult üks politseinik oli seal. Tule võitlema või katkestus. Kas tema oli see mees mustas? MDC. Ja siis ma ei tea, ma lihtsalt tahan oma poega aidata ja ma ei ole politseinik, ma ei tea, mida teha. Ma lihtsalt istusin siin ja tegin, mida suutsin, üritasin seda asja välja kõik. Ma ei tulnud siia mingisuguse valitsuse kavatsusega ega millegi sellisega. Okay. Lihtsalt mul polnud aimu, et midagi sellist võiks juhtuda. Okay. Mis on teie, me lihtsalt võtame teie poja andmed. Meil peaks see seal all olemas olema. Okay. Ja, ma olen kindel, et NDC on ilmselt hea. Ma olen kindel, et NDC on väga-väga hea nende kahe puhul. Jah, absoluutselt. Nagu ma ütlesin, ma nägin seal ainult ühte ametnikku ja ta sai abi, sest ta ülekoormatud. Kas ta võttis oma teiseri välja? Ma ei tea. Ma ei tea, kas keegi haaras selle järele. Ma ei tea. Ma lihtsalt proovisin inimesi oma poja juurest eemale saada. Okay. Tead, sellist asja näeb ainult televiisorist. Ja, ma pole kunagi arvanud, et midagi sellist juhtub. Et see võiks siin juhtuda. See on tegelikult esimene kord, kui minuga midagi sellist juhtub. See on esimene kord, kui see siin juhtub nende 5 aasta jooksul, mis ma siin olen olnud. Nii et ma pole kunagi midagi sellist otse näinud ega pole kunagi olnud sellises olukorras. Ja see on Joe Ray Ortiz, kostja isa. Ainult üks vangla ametnik üritab seda peatada. Ta ütles, et ta ei saanud lihtsalt niisama seista. Nüüd küsitleti ka kohtuteenistujat ja tema nägi seda kõike vaid umbes meetri kauguselt ning rääkis politseile, mis juhtus. Kas sa tead, milline neist, kui sa suudad meenutada? See, kes lööb selga. Ja, ta andis kinnipeetavale midagi ja siis mees mustas kampsunis hüppas üle ja sekkus kaplusse. Ja siis sekkusid kaplusse veel mõned inimesed. Nii et ma nägin neid nagu meid kõike siin põrandale kukkumas. Ja siis tuli üks naistest sisse ja hakkas inimesi jalaga lööma. Kas sa tead, mida see naine kandis? Jah. Võib-olla pruuni kampsuni. Pruun kampsun, see oli naisterahvas. Niisiis see härrasmees valges särgis hüppas üle ja hakkas esimesena kinnipeetavat lööma. Ja. Ja. Mis oli õige? Ta üritas kohtupuldi juurde pääseda. Sest jah, ta üritas põgeneda. Ja. Niisiis valge särgiga mees hüppas üle ja hakkas kinnipeetavat lööma. Kas sa tead, mida kinnipeetav kandis? Ja. Oranž. Mis siis edasi juhtus? Mis veel toimus? Kes veel tuli sisse? Mees mustas särgis. See, kes on täiesti teda. Ja. Ta tuli sisse, et kinnipeetavat kaitsta. Ja, okei. Ja siis sa ütlesid, et oli keegi pruuni kampsuniga. Jah, see naine, ta tuli sisse ja hakkas mind lihtsalt jalaga lööma. Okei. Nagu oleks olnud. Kas sa tead, mida ta kandis? Ma ei tea, kes ausalt öeldes mulle meeldib pruunide susside idee. Kas sa tead, kellega ta koos oli? Ma ei tea, sest tundus, et kõik istusid sellel pool kohtusaali. Jah, kõik olid seal pool. Tundus, et see on okei, sest ma ei märganud kedagi sellel pool ruumi istumas. Okei. Ma lihtsalt tahtsin neid täpsustada. Ja ma tean, et see kõlab vabandamata isegi korduvana, aga ma pean selle lihtsalt selgeks tegema. Valdes riietuses mees hüppas üle ja hakkas kinnipeetavat lööma. Tagapool olev mees, kes kannab Nike dressibluusi, tuli kaitseks vahele. Kinnipeetavat. Kuidagi sattusid nad kõik põrandale. Pruuni kampsuniga naine hakkas jalaga lööma. Paljud neist vereliikmetest tulid kohale. Koos temale.
ei, see on tea seda. Olgu. Nii et Okay. Ma annan oma kolleegidele teada, mida sa nägid. Kui sul on veel küsimusi, tule julgelt minuga rääkima. Kas sul on kõik korras? Kas te tahate seda kuulda? Olgu, sest need on need piirid siin. Aitäh. Ma ei tea, kas need mehed on siin. Aitäh, nüüd teate seda. Ma tean, mis see ohvitser on. Minutit oodata. Edu sulle. See on praegune ohvitser. See on tema üksus Peet. Nad elavad just linnast väljas. See on praegune ohvitser. See on tema nimi Peet. Nad elavad just seal. Ma hakkan ka arustama seda. Juhtumit. Keset kohtualuse ala. See hälasmees valges hüppas üle. Hüppas üle ja hakkas esimesena kinnipeetavat lööma. Nii et Piit oli kindel. Tead, tema nimi ei tulnud kunagi välja. 49, 46 eest, 16 ja siin on veel üks allkorrusel samuti sekkus ja seal oli üks naine, kes lõi teda tooliga. See oli see tool, mis lendas aknast välja ja siin üleval oli ainult üks vanglaametnik. Nii et jah, nii et ilmselt hüppas see tüüp üle. See tüüp kaitses oma sõpra, aga see tüüp oli lihtsalt provokaatoriks. Video järgi on nii, et see valge särgiga tüüp lihtsalt hüppas üle ja hakkas teda lööma või midagi sellist. Ja siis hüppas Nike dressipluusiga tüüp üle, et kaitsta teist meest tema eest. Nii et me peame ka kogu ala põhjalikult läbi otsima. See on videot näha. Nii et ma teen seda 4 korda ja kontrollin ringi heli suhtes, panen kõik põhifaili kokku, teen sellest jutustava osa, tõendid. Jah, see tüüp ütles mulle seda. Nii et see tüüp karjus ja noogutas sellele tüübile. Nii et siis keegi... Ja me saame lihtsalt... See on mitte tüüpiline nägu. Pärast tunnistajatega rääkimist istusid abisheriifid maha, vaatasid salvestist ja just video otsustas, kes läks vanglasse ja kes koju. Jah, ma ei tea, kus neil see mustas riides mees on, sest ta kindlasti üritas kõigepealt kedagi sisse saada ja siis relva. Ma mõtlen, Piit on see, kes tulistas teise pihta. Must mees, kes tulistas teise pihta. Nad läksid relva järele, hüppasid üle ja alustasid kaklust. Okei, nii et mõlemale esitatakse süüdistus raskes kuriteos ja me hoiame mõlemal silma peal. Ja siis tulid sisse 2 naist, me ei tea, kes need on, nad kadusid ka lõpuks ära. Aga nad ei ole meie vahi all. Ei. Olgu, me saame teada, kes nad on. Neid 2 süüdistame raskes kuriteos. Kui on veel teisi, saame anda 3. taseme kontrolli. Kui me tuvastame teised, saame välja anda vahistamismäärus. Või nad saavad, tere, nii et su vend tuli siia. Seda ma mõtlesingi. Olgu, ma arvan, et see on kõik. Kontroll, kõik on korras. Olgu. Nii et... Ma teen lihtsalt 4. Kas sa oled ikka teise korrusel? Kontrolli 5-5, ma hakkan neid juhtima, tülitama ja lasen. Controlling 515, ma saan nad mööda vedada. Kontroll. Nii et need 2 lähevad. Ja siis kirjutame ka need teised 2 sisse. Ma lihtsalt pean saama. Selle. Kirjutame 2 pere jaoks CC. Ja siis teeme täisraja 2 naisele tiputeoks. Ülejäänud teoks proovime selle kätte saada. Või mõned neist pingutavad rohkem kui mina oma vanuses. Kuster, aga me saame sellega hakkama. Nii et me selgitame hiljem välja, mis nende süüdistused on, kui meil aega on. Kas teil on vaja liida selle jaoks veel 1 inimest?
Nad on samal poolel nagu vennad. jah, ei, me saatsime nendega endiselt hakkama. Kas sul on üksus või lood sa oma duubli? Nii et ma proovin temaga pool sekundit ja siis lihtsalt jälgime meid. Olgu, nii et sa oled kuulnud perekonna raevu. Sa oled näinud kaost, aga sa pole kuulnud, miks nad üldse nii vihased olid. Me puudutasime seda varem, eks. 2 tapmist 6 päeva jooksul, aga ma tahan sügavamale minna. Ma tahan sügavamale minna sellesse, mida kaebustes tegelikult kirjas on, sest aru saada, milles Alexander Ortizit süüdistatakse, on ainus viis mõista, miks see kohtusaal plahvatas. Bernalillo maakonna metropolitse kohtusse esitatud kriminaalkaebuse kohaselt saadeti politsei 11. jaanuaril 2024 Montgomery puisteel asuvasse korterisse mõrvateatele reageerima. Isik, kes helistas numbrile 911, ütles dispetšerile nime Draco. Ta ütles sõna-sõnalt. Ta tappis mu nõbu. Teda tuntakse Draco nime all. Ta tuli just sisse ja jooksis minema. Kui politseinikud kohale jõudsid, leidsid nad Aljana magamistoast lamamas. Kaebuse kohaselt oli tema kolju piirkonnas näha verist käejälge ja võimalikku vigastust. Magamistoa aken oli seest poolt puruks löödud. Naaber ütles politseile, et oli näinud korteris elavat meest, kellel oli vöö peal võimalik klokipüstol ja kabuur. Ta kirjeldas meest kui tumedanahalist hispaanlast, umbes 180 cm pikk, kellel olid tätoveeringud kätel, õlgadel ja rinnal. Teine tunnistaja ütles uurijatele, et ta oli sel ööl korteris. Kaebuse kohaselt hakkasid tal pärast püssipauku kõrvad kumisema. Tema ja teine tunnistaja lõid magamistoa ukse lahti. Kui uks oli avatud, märkas tunnistaja, et Alexander oli juba aknast välja roninud ja kadunud. Ta vaatas magamistuppa ja nägi, et Aljana veritses ninast ja silmadest. Ta ei teinud elustamist, sest uskus, et sellest poleks abi olnud. Kaebuses on samuti kirjeldatud varasemaid juhtumeid, kus Aljana isa rääkis politseile, et umbes 2-3 päeva enne tapmist sai ta Aljanat telefonikõne, milles Aljana ütles, et Alex suunas tema peale relva. Tema isa tuli korterisse, ütles Alexile, et ta lahkuks. Ta lahkuski. Need olid süüdistused. Aljana ema rääkis uurijatele, et 2023. aasta jõululaupäeval, vaid mõned nädalad enne tapmist, helistas Aljana talle, sest soovis, et ema talle järele tuleks, kuna Alex oli teda peksnud. Ja kui ema korterisse jõudis, nägi ta, kuidas Alex lahkus korteri akna kaudu. Ta ütles ka, et Alex lõhkus Aljana sedaani aknad. Nüüd kaebuse kohaselt ütles üks tunnistaja politseile, et ta sai teada, et Aljana ja Alexander olid varem tülitsenud selle üle, et Aljana oli Aleksandrile suguliselt eel leviva haiguse andnud. Ta uskus, et see oligi põhjus, miks Alexander Aljanat tulistas. See pole veel kõik. Kui detektiivid otsisid endiselt Ortizi, siis 6 päeva hiljem tulistati ja tapeti üks naine nimega Nicole Maldonado selle toidupoe ees Central Avenue'l. Politsei vaatas läbi valvekaamerate salvestised ja Coop 4 andmetel näitas video väidetavalt, kuidas Ortiz tulistas autosse, milles Nicole viibis. Ta istus tagaistmel ega jäänud ellu. Ja millal? Politseinikud jälitasid Ortizi lõpuks selle toidupoe lähedal asuvasse majja ja ta olevat end sinna barrikadeerinud, nagu arreteerimisdokumentides kirjas. Kui nad maja läbi otsisid, leidsid nad sealt 40 kaliibriga püstoliosi, pikendatud salve, 50-lasulise trummelsalve ja Glocki laskemoona. Ballistikaekspertiis sidus need osad hiljem toidupoe tulistamisega. Seega esitati Ortizile 2 mõrvasüüdistust, üks Aljana ja üks Nicole'i eest. See oli see, mida perekond endaga kandis, kui nad kohtusaali astusid. Ja lõpuks, kohaliku meedia poolt läbi vaadatud kohtudokumentide kohaselt võtsid Carlos Lucero ja Pete Sassi vastu kokkuleppe. Carlos kannab 18 kuud järelevalve all olevat katseaega. Pete sai umbes 12 kuud. Mis puudutab Alexander Ortizit, siis kuigi ta mõisteti süüdi esimese astme mõrvas Aljana tapmise eest 2025 aasta septembris, mõistis kohtunik talle eluaegse vangistuse. Tema kohtuprotsess Nicole Maldonado mõrva või väidetava mõrva eest on endiselt pooleli. Ja see on kõik, mis meil praegu siin Sidebaaris on. Kõigile aitäh, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord, kõigile head aega!